Tervist! Nüüd pole saanud metsajalutuskäike videoid teha, nii külm on. Täna on -13. Jee! Ma ei tea, kuidas teil on. Näete, ma hakkan alati ühest ja samast kohast tegema videot praktiliselt, ma ei tea. Ma vaatan seda maja ja kes siin palju on siin mu kanalil juba olnud, siis teab, et see on. Ma vist ükskord ütlesin teile, et see on hästi kihvt mets, kus ma siin käin, täpselt meil kodu juures. Aga seesama üks, vabandust, natuke mängin asjadega siin. Et siin on hästi palju selline suur tööstusalue. Ma ei tea, kas te näete, ma väga palju seda ei peagi teile näitama, aga see võtab kogu selle, nüüd ma näitan teile selle kihvti metsa, võtavad lihtsalt maha. Näete, memm rallitab siin. Kõps. Jah, aga see juhtub alles 2027, siis me siin kõik oma külaga praegu, mitte praegu, tegelikult juba aasta tagasi koguti allkirju ja asju ja et väga kahju selles suhtes, et aga mis sa teed. Teate, mul on nii palju miljon mõtted, mida ma mõtlesin muidugi, et ma täna nüüd kohe kasutan võimalust, sest ei ole enam nii külm. Aga vaatame, kaua sõrmed vastu peavad. Et enne kõike ma tahan tänada teid kõiki, kes on siis eelmine aasta minuga koos arendanud seda julgust andnud. Ma olen juba need tänusõnad tegelikult mitmes videos edasi andnud, aga ma olen nii õnnelik selles suhtes, et tänu teile ma olen saanud hästi paljudest hirmudest üle. Et see hirm on üks kõige õudsemaid asju, mis me ise tegelikult endale loome. Ja nii palju, kui ma olen teinud nüüd neid suulisi kliente, aitäh teile, kallikesed, ja teie, kellega ma sain valmis nüüd siin jaanuari alguses, kellega oleks pidanud hakkama valmis saama juba siin detsembri lõpus, keskel isegi, nii et aitäh kõigile. Meil oli mega huvitav. See kogu protsess kõikidega on olnud väga huvitav. Ma vaatan oma memme, et ta maha ei jääks. Et tuletan meelde nüüd seda, et suulised kliendid, kes nüüd soovivad oma analüüsi, see on selline hästi huvitav avanemise võimalus ja hästi palju põnevaid asju tuleb sealt välja. See on teistsugune veitsa kui kirjalikus sa teed iseendaga tööd. Aga kirjalik on hästi mahukas, see on mingi 39 PDF lehte ja võib-olla mõnikord rohkem, mõnikord vähem, sõltub, mis informatsioon sul sealt välja tuleb. Aga seal nokitsed sa omaette ja kirjalikuga on see, et saab siis lisaaja võtta sealt koduleheküljes, seal on kalender ja siis saame veel kohtuda seal. Aga suulistega on mega huvitav, et meil siis peale seda suulist protseduuri, mis kestab ka ikka oma võib-olla seal 3-4-5 päeva, et siis me saame kokku Zoomi vahendusel ja räägime veel juurde. Okei. Et jah, mõtlesin nüüd läks nagu reklaamiks ära. Ma üldse ei tahtnud tegelikult niimoodi alustada seda videot, mul oli hoopis teised plaanid. Aga ju siis ma pidin nüüd praegu seda rääkima, ma usaldan protsessi. Vaatame, kus see meie memm on. Tikib tulla. Näitame, rallikäik on sees praegu. Põr. Nüüd kui oli siin mõned päevad 20 kraadi külma, siis täitsa lõppika. 5 senti kõndisime ja siis kõigil oli külm. Siis ma võtsin ükshaaval tüdrukuid muidugi aga kaella alla ja jälle jooksime ja nii, lähme siis edasi selles suhtes, et nüüd ma võtan, kui nüüd keegi soovib siin suulisse, siis järjekord läheb niimoodi, et märtsi lõppu veel mahub paar inimest ja siis juba läheb aprilli. Et nüüd ma sain aru, et ma ei tohi ennast üle koormata, sest ma olen saanud aru, kes ma olen. Kogu aeg õpin siin. Pingutan üle tihti peale. Ja teate, nüüd ma jõuan sinna. Täna on 6. jaanuar. Nüüd, kui ma seda teen. Siis teil oli 5. jaanuar. Teie, kes te seal olete tundlikumad ja teate natukene rohkem maailma asjadest, ütleme mitte maailma, kui universumi asjadest siis. Et eile oli mingi väga kummaline päev. Ma ei jõudnud väga palju neid oma lemmikkanaleid kuulata, mida ma tavaliselt kuulen. Seal ma kuulen astroloogiat ja natukene, mina ütlen voodoo maailma. Mõni siin mind kuulaja
on öeldud, et muidu maailm on hästi nõmedalt öeldud või siis selline. Tead, ma ei mõtle üldse seda pahasti. Ma mõtlen sellist maailma, mis meiega koos paralleelselt liigub, aga ma ei oska selle paremat sõna öelda. Et sorry. Aga ma usun, et alati on teatud paralleelmaailma. Teate, kui huvitav, ma sattusin küll ühele videole. Isegi mõtlesin, no ma ei tea, tahangi praegu küsida, tõstke käsi, kes vene keelest aru saavad. Jah, tõstke käsi. No pangegi sinna näiteks, tõstke käsi, jah. Siis pange käpajälg sinna mulle. No käejälg, käpajälg, mida iganes, kes vene keelest aru saab. Ma kuulan ühte seda selgelt nägijat. Mulle väga meeldib see naine. Kaseta on ta eesnimi. Ma praegu perekonna nimi mulle ütle meelde. Hästi muhe tädi ja ta kogu aeg ütleb igas intervjuus, mis temaga tehakse, siis ta ütleb, et izvini minja, daragaja. Et anna mulle andeks kallikene. Need, kes teda küsitlevad, vaata seda kogu aeg, ta jälle ütleb oma arvamuse ära, siis ütleb, anna mulle andeks kallikene. Aga õudselt südamlik naine, mulle nii meeldib ta. Miks ma seda käpa tõstmist tahtsin? Et ma hea meelega jagaksin mingisugust YouTube'i kanalit, kui sa vene keelest aru saad. Ja ma kuulen teda sellepärast, et ta on šamaan ja ta liigub täiesti teistsuguses, mitte siis maailmas, aga mulle meeldib tema lähenemine asjadele. Nii, memmel on rallikäik peal veel, väga hea. Nii, vaadake, nüüd mul läheb natuke lappama jälle. Ehk siis, mis päev oli see 5. päev? Mul oli täiega 0 seis, mul oli hästi palju plaane, mida ma siin teiega teen YouTube'i kanalil ja nii edasi. Mul oli siin 4. päeval, mul oli kõik asjad plaan valmis. Arvuti oli täis tikitud asju, mis ma hakkan teile ette lugema. Ja oligi 0. Ei jaksanud. Ma olin läbi omadega. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, lasta siis olla. Nullime ära siis. Täna hommikul tõusin üles, ütlesin elukaaslane, ma ei tea, pea täiega vaaritab. Mul on täiega nagu kõik. Minu energia on tagasi, jumal tänatud. Et kommenteerige siia, kuidas teil on tunded olnud ja see, kes on siis nüüd teadlikum, et mis siis eile oli siin. Mul oli hästi vahva naisega kokkusaamine. Vaata, täna on vist 3. päev. Mul on päevad natuke sassis. Sorry, nina juba külmetama hakkab tatti minna kogunema. Nii, memmel rallikäik sees. Anu Kallavusega oli siis astroloogiline kaart. Ta analüüsis mind ja siis ta ütles ka kuidagi hästi kiiresti seda, et nüüd on planeetidel mingisugune ralli peal, aga võib-olla oligi eile mingi jube planeediralli. Seda ma panin tähele, et eile, kui ma läksin õhtul kootega elutama, oi kurja, -18, jube ralli oli sees meil. Kähku sinna, kähku tagasi. Kõik, mis vaja oli teha, ei teinud mitte keegi. Noh, selline ütleks, et nagu tühi käik, aga ikkagi nad nutavad kogu aeg mu selja taga, et nad välja ei saa. Ja siis oli selline kuu. Nagu tead, üks suur rekka oleks olnud taevas. Ja täna hommikul, kui ma ärkasin siin 5 paikus, ma vaatasin, et ta on teisel pool maja ja väiksemaks jäänud. Ma arvan, see on kuidagi selle kuuga seotud. Vot, nii, mis ma veel tahtsin ütelda? Et klubi liikmetele suuremad tänud, et olete olemas ja toetate. Teie võiksite selles suhtes ka natukene panna sellist võib-olla mõtteterakesi mulle. Koduleheküljelt te leiate sellised meilid ka üles nagu info@numbritekeel.ee või siis võite panna siis konkreetselt mulle merike@numbritekeel.ee. Nüüd me hakkame rohkem neid meile kasutama. Et pange mulle ideid näiteks, mis teid ka väga kõnetab. Et nii nagu ma ütlesin, üks on see šamaan, keda ma kuulan. Mul on veel põnevaid asju, mida ma kuulan. Ja samas andke ka teada, üldse teie kõik siis, mitte ainult klubiliikmed. Et keda külla võiks kutsuda. Jätkame ikka podcastidega. Et nüüd homme 7. päeval on tulemas ausad naised siis sellise kanali. Teate, ma pean väga vabandama, ma ei mäleta ta nime. Ta annab mulle andeks, sest ma ütlesin talle ka, kui ma seal tema külas käisin. Mulle nimede peale keva mälu. Ja, et tema tuleb külla meile homme.
ja, aga on veel järjekorras inimesi, vahvaid inimesi, et andke ikkagi teada. Võib-olla tahad sina ise tulla külla, nii et ka krips-kraps kirjuta mulle merike@numbrittekeel.ee. ja siis Kurimart oli just mõte ja juba läks jälle meelest ära. Jesus Christ, kuidas võib niimoodi minna? Teate, sellepärast, et sõrmed hakkavad külmetama. Ühe asja, mis ma tahtsin teile jagada. Mõtlesin, kuidas ma seda teen. Meil oli külas siin üks sugulane, ütleme siis niimoodi, jah. Minu elukaaslane sugulane, ütleme siis niimoodi. Ja teate, noor inimene ja see oli lihtsalt mega huvitav kokkusattumine. Mitte kokkusattumine, aga teate, ma kohe räägin teile, et kõik, mis meie ümber on peegeldus, eks ju. Inimesed tulevad peegeldama meile midagi. Meil oli temaga üks hästi tõsine jutuajamine. Seepärast, et inimene on täis nii tugevaid hirmusid, et mõtle, kui ta ärkab hommik üles, ta juba kardab mingisuguseid asju. Ja siis ta pidi viimasel päeval ära sõitma. Ja siis ta ütles, et ta kardab juba seda, kuidas ta jõuab sinna, ütleme rongipeatusse. Ja ta kardab seda, millised inimesed on vagunis. Ja nii edasi ja nii edasi. Teate, see jada ei lõppenud otsa, mida ta kardab. Teate, kui õudne seda oli kuidagi kuulda. Ja samas ma kogu aeg mõtlen, et mida asja see asi tahab mulle rääkida. Sest et vaata, inimesed tulevad meil ikka midagi edasi andma, eks ju. Nii nagu ma rääkisin teile kõigile, et aasta 2025 lõpetamise aasta ise võitlesin ka siin ühtede asjadega. Ja lõpuks ma sain aru, ma vabastasin küll ühe energia enda seest nüüd, mis siis saab täieliku lõpu märtsikuu lõpus. Kõik kokkulepped on juba sõlmitud, nii et kõik on väga hästi. Aga ikka mu sees on mingisugune aga. Ja siis ma sain aru, et see kallis noor inimene tuli mulle lihtsalt ütlema ka, et lõpeta ära. Ma andsin talle hästi palju juhtnööre, mida endaga teha, aga teate, see peegeldas ka seda. No tema sünnikaardis on hästi palju 9 ja 18, väga palju, liiga palju. Tal tuli seal 4 erinevat karmasõlme välja, kes on siis analüüse saanud. Siis te teate, et on seal karmasõlmed. See on 3 numbri kombinatsioon. Ma ütleksin, et võib-olla ainult ühel 100 vist seda pole välja tulnud mingisugust, igal ühel omad koodid. Aga sellel tüdrukul on 2 korda selline kood nagu 9918 ja 1899. Seda saab nii ja naapidi vaadata. Teie, kes olete kaua kanalil olnud, siis teate seda, mida see tähendab. Ja tal on see 100 ka sees. Teate, kui kahju. Ja ma ütlesin ka, et mitte midagi muud pole, lihtsalt kui hakata ise oma ajudega tegelema. Tehnikaid on palju, kuidas seda teha. Või lõpp on lihtsalt õudne. Või lõput õudus või? Sõrmed täiega valutavad juba. Nüüd ma pean teiega lõpetama, sellepärast, et hästi külm on. Ikka see -13 on ka ikka -13. Räigelt külm. Ma pean ikka sõrme välja võtma, et ma saaks lõpetada seda. Ja no vot, ma ei saagi lõpuni isegi enam rääkida, aga oligi see, et ma sain aru, et ta tuli mulle ja minust rääkima jälle. Nii et pange ka oma kommentaarid, mida te olete märganud. Eriti kui on pühad olnud. Kas on sellised inimesed, kes näiteks teid ärritavad või hoopis teile hästi häid tundeid on jaganud. Ja millest te olete aru saanud? Ma isegi vaatan kogu aeg mööda, siis mul on jube külm, mul on käsi siin rusikas. Okei, nüüd ma pean lõpetama, mul on aega mega külm sõrmedel. Okei, tšau. Jagage kommentaare ja aitäh teile. Teate, üks oluline asi, mun kodukurjam paistab juba. Et teie, kes te nägite Kanal 2, aitäh kõikidele, kes saatsid sõnumeid. Oli tore mind näha ja nii edasi. Klubi liikmetele ma panen nüüd üles, ma arvan täna või homme, ma arvan täna, selle täispikka materjali, mida ma tegelikult Kanal 2 jaoks valmis tegin. Aga meie salvestus kestis mingi 30 minutit ja teie siis nägite mingi 5-6 minutit, aga hästi kihvtit oli see üles ehitatud, nii et aitäh Eda-Liis Kann, kui sa kogemata mind vaatad. Ja aitäh sinu sõbrannale, kes mind soovitas sulle. Oli hästi mega kogemus ja Eda-Liis Kann on üks mega vahva naine. Aitäh
aitäh teile kõigile, kes te kirjutasite ka ja vaatamas käisite, nii et mina ise Kanal 2 ei näe siin Soomes, mul ei ole neid, ma pole tegelikult võtnudki üldse neid, ma tean, et saab neti kaudu tellida, aga ma olen hästi väike telekavaataja. Eile vaatasin telekat, seepärast, et ma nullisin oma päeva. Näete, ikka lobisen, mul on käed täiega lillad juba. No nii, nüüd ma lõpetan. Tšau. Ei ole lillad, valged juba. Enam pole verd sõrmedes. Kui külm on.